siis nagu on välja kuulutatud, räägime suusõlmede projekteerimist ja kaandamisest täna, see tähendab siis tänasel päeval, et pealkiri oli just projektijuht Jandra poolt siia pandud ja just väga, väga õigesti. Miks siis täna ja just projekteerimine, kavandamine, et sellepärast, et selle soojusõlmede poolega ikkagi tegeletakse üpriski pealiskaudselt ja kui nüüd miks pealiskaudselt tegeletakse, siis võib öelda seda, et tundub, et seda pole lihtsalt noorematele inimestele nii täpselt ja põhjalikult räägitud, tutvustatud, õpetatud. Ja ütleme neid inimesi siin, kui ma olen rääkinud ka oma kolleegiga teistest firmadest, kes valmistavad soojusõlmi, siis neid, kes nagu asjast nagu aru saavad ja oskavad nende arvutusi teha korralikult, neid võib ühe käe sõrmedel üles lugeda. Et kui me täna seda vaatame, siis nagu põhimõtteliselt täna peaksime olema kaugemal, kui me tegelikult praegu oleme oma soojusõlmenduses. Tulevik juba uute eurodirektiividega surub peale, kus me peaksime hakkama juba tegelikult nii-öelda koos AI-ga seda nii-öelda seda soojusõlmendust edasi arendama siin. Aga prooviks nagu kõigepealt siis omal need asjad korda saada. Et kindlasti on ka siin inimesi, kes teavad, et mina Haim Tengo, et olen töötanud Eesti termotehnikas. See tähendab, et olen töötanud 35 aastat tagasi sellise firma loodud ja sai tugevat koostööd tehtud ka alguses Tallinna Tehnikaülikooliga, sest soojusvaheti esimene, mis oli meil, see tehti koos Tallinna Tehnikaülikooli soojustehnika kateedri inimestega arutati ja 94 on Baltimaade suurem soojusõlmede tootja, aga täna on Eesti Termotehnika oma tootmise lõpetanud. Võib ainult endale otsa vaadata ja võib-olla ka majanduse probleemidele, aga ütleme nii, et meie turg kuivas ka väljapool Eestit kokku vaikselt. Ja nüüd siis ongi see, et võib-olla on aeg siis nagu pakkuda tuge siis järelevalve ja konsultatsiooni poole pealt, et 32 aastat on selle asjaga tegeletud, midagi on ka külge jäänud. Mis see soojusõlm meil on see, et soojusõlm on meil hoone süda, nagu mina alati ütlen oma loengutes, oma ettekannetes, ilma soojusõlmeta me hakkama ei saa, eriti just kaugkütte piirkondades. Ja ütleme nii, et kui ei ole tuba soe ja kui soe vesi seal kõigub ühele ja teisele poolele, siis ei ole mugav selles hoones elada. Soojusõlme maksumus iseenesest kogu selle muu infrastruktuuri maksumusest on küllaltki väike. Maja suhtes võtame või mingi hoone suurem. Aga see, missugust mugavust ta pakub, et see on üpriski tähtis. Kõik niisugused algteadmised ja algsed arvutusparameetrid, näpunäited, õppetunnid meil on koostatud, saab heast lühendmaterjalist, mis on kaugkütteühingu poolt kirja pandud, soojusõlmed, juhistete eeskirjad ja mis nüüd põhimõtteliselt on abiks, on ka kaugkütte üldine iseloomustus ja väga hea raamat on jätkusuutlik kaugküte, kus saab hästi ülevaate, mis see kaugküte on ja ka seal on soojusõlmede osa sees, et me oleme siin Eesti Termotehnikas ühe osa pühendanud soojusõlmedele.
et siit on, neid raamatuid on mõtet lugeda, vaadata, uurida, kui te tegelete sõlmedega või siis kas siis valmistate, projekteerite või kontrollite. Ikkagi jälle ütlen sedasama asja ära, et Eesti on meil väikene riik võrreldes nüüd meie naabritega, Soome, Rootsiga, kus ja mida iseloomustada. Seal on nagu parameetrid üle terve riigi sarnased. Meil on siin igas maanurgas on omad parameetrid, iga soojusettevõte väljastab oma tehnilised tingimused omade parameetrite, omade nõuetega, et küsimus ei ole see, et see on mingi halb, aga lihtsalt on projekteerijatel vaja alati iga kord vaadata ja jälgida seda, et nad kõik need parameetrid võtaksid, et nad ei läheks kogemata Adveni soojusvõrgu piirkonnast Utilitase omasse või vastupidi või on mingid muud. Ja need tingimused, need erinevad väga kardinaalselt siin temperatuuride ja noh, vaatame edaspidi, siin tuleb sellest juttu ka. Projektid on üldjuhul nõrgad, ütleme, kuna siin oli nüüd meil see lõpetamine, siis ma sorteerisin oma vanu hinnapakkumisi ja võin öelda seda, et seal olen iga kord, kui ma midagi teen, siis ma märgin sinna niimoodi jooniste ja muude asjade peale, mis tulevad meile päringud, märgin oma märkused ja asjad. Ütleme niimoodi, et võtsin ette 2013, 2018, 2024, üle 5 aasta niisugused asjad. 2013 circa 85-90% projektidest olid nõrgad. 2018 see jätkus, 2020 oli juba 2024 juba 90%. Lihtsalt hea protsendina öelda seda, aga see asi läheb aina kehvemaks. Järelevalve, kui seda tehakse, siis peaks olema natuke kompetentsi inimesel, kes seda teeb. Ütlengi, et näppude peal saab neid üles lugeda, inimesi, kes võib-olla seda aru saavad, mis ja kuidas ka soojus valmis on. Ja mis ma tahan öelda on see, et see on huvitav, et projekteerimise koha pealt, kui on mingid projektid tulevad ja on projekteerija käest küsid, et miks on nii ja miks on need asjad nõnda valesti läinud, siis vastus on see, et ärge nüüd muretsege, et soojusõlme valmistaja ju teeb selle korda. Et vaatab selle projekti üle ja parandab ära. Et siinkohas tahakski nagu südamele koputada just projekteerijatele, et ei ole see nõnda, et tegelikult kui me seda raamatut tegime siin, seda soojusõlmed juhisid ja eeskirjad, eks ole, et siin oli samamoodi, et arvati, et küll need soojusõlme valmistajad, need 4-5 firmad, kes siin Eestis on, küll nad ära parandavad, aga tegelikult ei pruugi nendes firmades olla niisugust kompetentsi. Loomulikult on tegelikult, et muud moodi me ei saa tehagi. Sellepärast juba, et kui projekt on vigane, siis tuleb see korda teha, aga ütleme, et seda ma tahan öelda, et siin see peaks nagu paranema kindlasti. Ja eks ka valmistajad otsivad odavamaid variante. Põhimõtteliselt tehakse midagi niisugust, mis võib-olla ei sobi. Ja kui järelevalve on ka seal nõrgukene, siis lähebki nii edasi, et tellijale võib pakkuda ühte, teist ja kolmandat, ega kahjuks ta ei oska seda nagu vaadata ja hinnata. Et siin ongi nagu väikene näide jälle, millised on meie erinevate soojusettevõtete tehnilised tingimused, temperatuurigraafikud, nõuded, muud asjad. Et alati tuleb jälgida seda, see on aastal 2023, on ka mitmed näinud seda tabelit mul juba siin arvatavasti, aga tahan ikkagi just seda sama siin neid numbreid ja asju näidata, et siin on väga erinevad, et siin kui juba on 70 pealevool, 75, siis vaikselt liikudes ülespoole, siin on 100, 90, 85. Et alati tuleb jälgida jah, et missuguse ettevõtte
juures see soojussõlm nagu kella alla läheb, et igal juhul tuleb jälgida seda. Võib-olla tõesti peaks tulevikus ikkagi neid asju nagu natukene ka kooskõlastama omavahel. Et nende tingimustest natukene siis ka on siin vaja lugeda vähekene, et mis tingimused nendes, missugused nõuded nendes tehnilistes tingimustes sees on. Et noh, tarbimistippude seda nii-öelda selle automaatika keskuse nõuet, seda peaks tänapäeval olema igas regulaatoris sees juba. Noh, võib-olla tõesti, et sa sooja vett siin või tähendab, ütleme kütet ja ventilatsiooni vähendada, kui sooja vee koormus on suur ja soojustrassist meil ei jätku seda sellele samale soojussõlmele näiteks. Samas jälle tuleb siin edaspidi juttu ka sellest, et eks meil on need soojavee koormustega natuke üledimensioneeritud. Siis see on ka läbi käinud siin viimasest ühest minu loengust, kus tuli nõue, et peaks panema üks ümberlüliti, kui me tulevikus juhtub sama lugu nagu Ukrainas praegu sõjaaeg, et meil läheb elekter ära. Võib-olla isegi siin ka meil siin mingil hetkel on mingid kaablid, värgid lähevad katki, pole elektrit, et siis peaks väike generaator tööle minema ja hoidma meil maja soojas. Aga kui niisugune nõue nagu soojusettevõtte poolt nagu kirjutatakse tehnilised tingimused sisse, et siis võiks nagu olla see niisugune kondikava, et kuidas moodi ja mis asi see generaator ja muu asi seal juures olla, siis võiks olla väga korralikumalt vormistatud. Noh, pole hullu, et tegelikult see näiteks skeem oli nagu tööprojekti nime all. See tööprojektiks kuidagi lugeda ei saa, seal ei ole isegi joonistaja nime sees. Aga see selleks, et see oli arvatavasti lihtsalt niisugune väikene näpukas, et alati, kui me midagi enda nõuetes kirjutame, et siis võiks olla mingi väike tagapõhi seal juures ja väike abi. Kuidas ja mismoodi teha. Muidu peaksid asja hakkama välja mõtlema, muidu mõtlevadki asju välja soojussõlmede valmistajad, aga nii keegi on kusagil sees või tahab küsida midagi? Soojussõlmede projekteerimisel nüüd on projekteerijatel, tahaks ka öelda, nende kaitseks ka seda, et tõesti temperatuurigraafikud kõiguvad ikka meeletult. Ja kui meil on olemas veel vanad süsteemid, mida ei renoveerita, eriti praegu, kui on probleemid rahastustes ja muudes asjades, siis uut soojussõlme vanasse majja, kus sekundaarpoolt ei renoveerita ja ümber ehitata, on küllaltki keeruline ja tehakse mingeid ümberarvutusi sääraseid, et mille peal ta võiks, mis graafiku peal ta siis võiks tööd teha, aga kui meil on peale vool 70 kraadi, siis soojustrassist siis nagu 70-50 juba või seda äkki saame veel kuidagi tööle selle süsteemi, aga 95-70 jääb vaeslapse ossa ja seal on nagu see, et kaks võimalust, kas keegi ei võtagi seda asja ette, et projekti teha, projekteerija seda ei saa teha, perpetuum mobilit, igavest igiliikurit ja on palju probleeme sellega, aga jällegi võiks tuleb lahendada see kuidagi küttesüsteemi ümberehitamisega, majade soojustamisega. Millal see tuleb? Kui finantsid on olemas. Nüüd, jah, ma veel mõtlesin seda, et küsiks siis tehisintellekti käest, et mida teha sellise probleemi puhul ja siin on ka tal head vastused, et mis on päris head, et kui meil on niisugune perpetuum mobile, et kas siis soojusvahetus töötab ikka soojusvahetuse põhimõttel
et anname ühest kuumast keskkonnast külmemale keskkonnale või äkki toimub mingisugune teistsugune protsess seal ja mis on siis üldse see soojusvaheti ülesanne. Et äh, võib-olla on see süsteem tasakaalu saavutamas, nagu meil räägitakse siin, et on soojussurm, mis tähendab seda, et kogu universumis on ühesugune temperatuur. aga see selleks. Ja kui meil on madalamad graafikud, siis tavaliselt on kõik asjad üledimensioneeritud. Me dimensioneerime üle soojusvaheti, me dimensioneerime üle seadeventiili ja mida iganes. Siin tulebki nüüd vaadata, et kas nüüd panna nüüd mitu ventiili sinna, et korralikult reguleerida, kas muuta sekundaarpool sääraseks heaks graafikuks seal põrandakütte võimalustega, noh, uutes majades kindlasti. Aga mis ma tahan öelda sellega, et tegelikult nende temperatuuride muutmise puhul tuleks nagu läbi rääkida KVJ inimestega, kes kütet ja ventilatsiooni ja muid asju nagu projekteerivad, et siis nad nagu teavad ka, et mida nad sealt primaarpoole pealt saavad või üldse, mida sealt võimalik saada on. Kui seda läbi ei räägita, siis nad kipuvad neid temperatuurigraafikuid nagu teistlaadseid valima ja siis on nagu uute majadega ka seesama mure, et me oleme nagu kaks poolt, et üks on niisugune, kes tahab sooja anda, teine, kes tahaks sooja vastu võtta ülekande, aga kuidagimoodi ei lähe kokku. Üks väikene niisugune näide siin, mis on ka läbi käinud, on see, et see on üks vallamaja ehitus ja põhimõtteliselt seal tekkisid naljakad graafikud, kui te vaatate seda tabelit siin üleval vasakus osas 75-34 on pealevool ja tagasivoolud siis on 40-70, 35-40, et noh, 75-34, see on nõue nagu soojusettevõtte poolt, 40-70 on graafikud, mis on nagu 35-40 põrandakütte, mis on nagu põhimõtteliselt majal. Et siin nagu niisugust võimalust niisugust asja üldse teha ei ole. Et noh, mis veel nagu öelda, et sooja vesi 60-20 väga hea, me jahutame ta hästi maha, tuleb mul näide ka sellest kohe, aga siin tekib soojavee 80 kilovatise võimsuse juures tekib see soojusvaheti meeletu suur, sellepärast et me jahutame maha ta küllaltki lähedale sinna 8 kraadile ja noh, vaatame seda, kuidas ta soojusvaheti arvutusel mõjub, kohe tuleb see üks pildikene. Aga mis ma tahan öelda see, et see on naljakas asi on kogu aeg sisse jäänud, et me kasutame tsirkulatsioonipumpadeks energiatõhusaid pumpasid, noh, Magna 3 või siis Vilod või muud sagedusmuunduriga pumpasid, mis nagu mingit müra ja niisugust, noh, ütleme niisugust jah, ei tekita, aga siis on nõue, et peaks sinna pumpade torstiku vahele panna müra leevendavad lõvikud, ju see on jäänud arvatavasti kas võib-olla siis mingi ventilatsiooni agregaatide juures sisse siia, aga noh, ringluspumpade puhul seda küll tänapäevaste juures vajadust ei ole, et seal pump töötab vaikselt ja veekahin on võib-olla kõige suurem. Aga nüüd sellest samast soojusvaheti arvutusest, et kui me vaatame seda, et me võtsime 140 kilovatti on meil sooja vett ja me soovime tarbevett, noh, oli projekteeritud 60-15, kui tilituse graafik 60-25, siis nagu all on näha, et paremal pool on siis see 60-25, ehk noh, alla jahutusega siin 0% juurde ta jahutab 23,8-ni välja, 0,9-ni ja kõrval siis on 60-17, et te näete seda soojusvaheti plaatide vahet, üks on 50 plaati, mis on nagu normaalne, teine on 140 plaati, mis on 3 korda suurem. Noh, täiesti üledimensioneeritud, täiesti ühel hetkel küsitakse, et miks pärast meil soojusvaheti on katlakivi täis, miks ta vahepeal katki läheb, miks ta ei pea oma aega vastu. See on kõik tuleb siin sellest samast, et me oleme tegelikult selle temperatuuridega saavutanud selle, et me soojusvaheti on 3 korda suurem. Et
soojusvahetite valikut võiks tegelikult need, kes arvutavad neid ja projektidesse panevad, võiksid natuke harjutada ja küsida nõu näiteks Danfossilt, Svepilt, nendelt inimestelt, kes nendega igapäevaselt tegelevad. Et väikene niisugune õppetunnid ära teha. No, siin samas selle sooja veega, kui oleme seal üle dimensioneerinud, siis kui me näeme, et soojatarbev ja soojusvahet töötavad aastas ainult 7% maksimaalsel koormusel, 7% ajast, siis me selle sama 140 plaadiga soojusvaheti oleme veelgi hullemasse olukorda pannud ja siin on ka näha siin keskel siis igri-migri siin on näha, et tegelikult reguleerivend olemasolevad, seda on ka mitu korda juba siin olen ma näidanud seda, et olemasolevad soojavee regulaatorid töötavad siin, reguleerventiilid töötavad siin avatusega kusagil maksimaalselt 40%, 30% just juba projekteeritud sõlmede puhul. Ja eks küsimus ka selles, et kuidas me seda reguleerventiili oleme sinna valinud, et selle reguleerventiili valiku nii-öelda need otsused, kuidas ja mismoodi valida, peaksid olema õigesti tehtud. Selles samas soojussõlmede raamatus on kõik need nii-öelda välja toodud, kuidas seda arvutada, kuidas seda kontrollida. Ja ütleme nõnda, et selles nagu hästi palju vaadatakse mööda, pannakse kuidagi moodi mingi ventiil ära sinna. Tegelikult peab arvestama, et kui me, siin on ka nagu mõningad siuksed välja toodud soojusvaheti mudakogu jaoks muutumine, siis näeb seda, et meil on soojusvaheti üledimensioneeritud, ainult seal väheneb, turbulentne keskkond väheneb ja kõik see hõljum, mis seal on, jääb sinna soojusvahetisse. Et siis, kui me oleme arvestanud, et meil on 20% ülepinda, siis tegelikult on ta mõne aja pärast 0% meil. Ütleme niimoodi, et ei ole seda asja välja mõelnud ei mina, vaid seda on, see on ka soojusvahetite valmistaja poolt, siin näitan siit ühte sama, mis on ka läbi jooksnud siin Svepi käsiraamatust, kus me näeme seda, et kui on soojusvahet üledimensioneeritud, siis on see ajalimiit, millal ta sodi täis läheb 3 ajaühikut ja see, kui meil on õigesti, ütleme, optimaalselt dimensioneeritud soojusvaheti, siis on 5 ajaühikut, see näitab seda, et selle soojusvaheti mustub või läheb sodi täis palju kiiremini, kui me seda ise arvame. Ja soojatarbev soojusvaheti peab arvutama minimaalse ülepinnaga. Vaatame siin ka veel ühte niisugust arvutust selle pinna kohta, et minimaalne ülepind siis ütleme, siin on näha, mis toimub, kui me arvutame siin suvise, 200 kilovati suvise graafikuga 60-25, saame vaheti XP59 30 plaati ja tehes selle kontrolli arvutuse, kui meil on talvel 100 kraadi, siis me näeme seda, et vooluhulk, mis nagu primaarpoole läbi voolab, siin on punasega tehtud 0,53 liitrit sekundis on ta talvel ja 1,25-26 on ta siis suvel. Näeb seda, et kui me talveperioodi on pikemalt kui suveperioodi, on niisugust, ütleme nii, et see üleminekuperiood tänapäeval võib-olla tõesti hakkab juba soojemaks minema, et suvine periood läheb pikemaks kui talvine, siis on see, et meil on pea 2 korda väiksem kulu on talvisel perioodil. See tähendab seda, et reguleerventiil on meil siin talvise perioodi jaoks raudselt üledimensioneeritud. Tuleks teha jälle kontrolli arvutusse, kas sellega ta töötab, kuidas ta töötab. Et nagu siin meil on olemas siin Viljandi ja Pärnu, kes teatud võimsuste juures juba nõuavad
tehniliste tingimustes 2 ventiili soojale veele, küllaltki väikeste, vist oli 50-90, võib-olla eksin, vaadata üle, aga muidu on meil see, et kui meil on KV6,3 soojale veele arvutatud ventiil ja sellest nii-öelda peame suurema panema, siis peame 2 ventiili panema, kui meil on läbivool suurem. Siin on tegelikult võib-olla mõttekas teha arvutust talvisel graafikul ja võib-olla isegi panna 2 ventiili, isegi sellisel juhul, kui me see KV6,3 on, meil tuleb see läbivool isegi väiksem KV6,3-st, kui meil talvel on tõesti see läbivoolu hulk on väiksem. Aga see on kõik jälle niisuguseks aruteluks, et meie normide järgi see natuke teistmoodi. Ja siin üks näide, kuidas siis sooja tarbevett siis nagu arvutada, et paljud arvutavad ka selle, et nad arvutavad selle suure pinnaga, ülepinnaga. Me peame siis nagu kõigepealt, kui me soovime mingit arvutust teha, võtame 300 kilovatti, näiteks soe vesi, 65, 25, 8, 55, teeme arvutuse ära, saame soojusvahet XP59, 50 plaati, siin on ka eelmised on 37, 120, tema stutsid on hästi, ütleme ühe tollise läbimõõduga, see on 2 läbimõõduga, et meil sobib rohkem see 59 XP59 ja kui me nüüd siit teeme talle siis nagu selle kontrollarvutuse ehk nullpinnaga arvutuse, siis me näeme seda, et ta jahutab selle tagastuva vee suvisel perioodi 17,4 kraadini, läbivool on meil siin näha. Samamoodi me saame need kilopaskalid siin primaarpoole peal näha ja kui meil on talvine, siis võtame teeme kontrollarvutuse sama soojusvahetiga ja siin ta juba on peaaegu sarnane selle 8 kraadiga, mis meil tuleb, et ehk ta jahutab 80 kraadi pealt kuni 8 kraadi peale alla. Et siis nagu selle, ütleme, selle läbivoolu järgi võiks ikkagi teha nagu nende ventiilide arvutuse. Nii, kui meil on nüüd soojussõlm on arvutatud, valitud ventiilid ja muud asjad, siis kui me hakkame soojussõlme ehitama, see on nagu soojussõlme ehituse või ütleme firmade käes, nemad teavad oma tööd. Aga kui hakatakse nüüd sinna paika panema, siis on hästi, hästi tähtis ka, et kui pädev on meil tänapäeval soojusinspektor. Me peame ikkagi sellest, ütleme niimoodi, et kui on mööda teinud nüüd ka soojussõlme ehitaja ja projekteerija, siis üks kontrollorgan võiks olla just inspekteerimise käigus saadav info, eks ole, kas see on õigesti tehtud, kas ta on projekti järgi või normide järgi tehtud. Muidugi see teeb asjale natukene keerulisemaks, et kui me räägime siin, et neid teadjaid inimesi on üpriski vähe, siis tikutulega võib ka neid häid teadjaid inimesi, kes kontrollivad taga otsida, aga üldjuhul meil on ikkagi see raamat on aluseks, sealt saab nii-öelda näpunäited, mille järgi neid asju kontrollida ja samamoodi väikeste arvutuste ja niisuguste kasutades raamatu neid juhendeid ja isegi seal tagaosas on ilusti olemas arvutusnäited, et saab edukalt sellega hakkama. Ja mis võiks olla nagu see, et seda nii tagasiside olla kindlasti ka soojussõlme valmistajale, et kas ja mis, ja tegelikult eks ta olegi, kui ta vastu võetakse igati, siis järelikult oli ikka õigesti tehtud, kui mingid küsimused olid, siis hakatakse neid lahendama. Nüüd ütleme see, et kui meil on nagu soojussõlm paigas ja ära ühendatud ja katsetused tehtud, seal soojustrass peab väga ilusti rõhku ja
mida iganes, et aga seal on mingisugusedki vead veel sees, ütleme, kas mingi reguleerventiil ei sõida nii ilusti, kui vaja oleks, kinni ja lahti ja mingisuguseid temperatuure ei hoita või graafikud on paigast ära, siis noh, tänapäeval on see meil selles mõttes nagu jäetud niisugune seadistamine ja dokumenteerimine soojustuseme paigaldaja nagu pädevusse, mis on nagu ka jälle täiesti vale, sest noh, tema paigaldab selle ja siis ta peaks tema nii-öelda selles seltskonnas peaks olema siis inimesed, kes oskavad ka automaatikat seadistada, et noh, siin on lihtsalt see toodud näide, et Soomes on natuke teistmoodi see asi, et seal on spetsiaalne protseduur, see seadistamine ja kõik see protokollide koostamine. Miks ta nii on see, et sellest seadistusest sõltub hästi palju, kui palju me seda sooja kokku hoiame ja kui täpselt need temperatuurid ja kui hästi on ta seadistatud. Inimene, kes seda kontrollerit ei tunne, ei oska seda teha, et üritatakse midagi, aga kas see tuleb ka välja, tavaliselt ei kipu see välja tulema. Samuti on igasugused muud asjad siin, et kas need ja seadmete koolitus või ütleme koolitus võiks olla ikkagi ka nende soojussõlme lihtsamate asjade kohta, kas hooldajale, tegelikult peaks olema hooldajale, omanik tavaliselt suurt ei tegele sellega, kui on omanik tegeleb, siis ka omanikule või siis noh, põhimõtteliselt ikka hooldajale. Ja no mis selle sõlme juures tähtsad on tegelikult needsamad automaatika ja pumbad, et kuidas nad valitud on, see on nagu soojussõlme valmistaja juba pärusmaa ja projektist tulenev, kuidas ta on, küttesüsteem on arvutatud, kas seal on korralikult kõik parameetrid paigas, et siin lihtsalt on niisugune tuleviku visioon, et tegelikult see automaatika ja pumbad hakkavad meile informatsiooni andma tulevikus, mida nõutakse nüüd jälle uutes energiatõhususe direktiivides, et soojussõlmest peab ka informatsioon välja minema, et selle põhjal saaks siis nagu teha järeldusi ja võib-olla ka uuemaid seadmeid ja asju juba ette mõelda aga noh, miks see soojussõlm on küll uus, aga ebaefektiivne, et noh, ikkagi, et see dimensioneerimine hästi tähtis ja saastumine, vananemine, programmeerimisvead, kõik need asjad, mis siin loetletud on, et kui ikkagi tegelikult meil need asjad nagu paigas ei ole, asjad korralikult ei ole arvutatud ja ehitatud, siis meil see soojussõlm korralikult ei tööta. Ja ütleme nii, et ega kipub ka see olema, et ega seda keegi on tublisid korteriühistuid ja sõlmede omanikke, kes seda jälgib ja vaatab, aga üldjuhul on see üpris väike seltskond. Aga direktiivi järgi peame jah, siin on ka kirjas, et mida me siis peame tegema hakkama, et analüüsida, registreerida, seadistada, noh, kõiksugu parameetreid, temperatuure, kui palju me energiat kasutame ühe, teise, kolmanda kontuuri juures, nagu te olete näinud, kes sõlmedega tegelevad, on nüüd kontuuridele paigaldatud või paigaldatakse soojusmõõtjad, et kogu see info peab hakkama kokku jooksma ja põhimõtteliselt, et selle info järgi siis hakatakse vaatama, et kas see on tõhus soojussõlm või ei ole, kas ta hoiab sooja kokku, kas ta siin oli paar lugu jah, et Hiina soojussõlmes lugu automaatikast Hiina soojussõlmes, et oli
oli koostööpartner, käis nii-öelda Hiinas ja tegid sinna soojussõlmed ja ühel hetkel öeldi, et nad ei soovi seal regulaatorit, automaatika regulaatorit sinna peale, et pigem las olla seal seadeventiil koos mootoriga ja järgmine pilt oli see, kui nad läksid vaatama, oli seal väikene voodi ja väike kapikene, öökapikene ja istus üks mees seal, kes siis vastavalt telefonile, kui läks soojaks, keeras regulaatori kinni ja kui läks külmaks, keeras lahti ja seda siis talle helistati telefoni peale, anti teada seda. Et niimoodi siis seal oli see Hiina automaatika. Aga noh, see on niisugune väikene naljakas seik, aga tänapäeval võib-olla seal on asi juba paremgi isegi. Ja siin on ka see Aivar Kuke üks slaid, mida ma olen kasutanud just selle tulevase energiatõhususe direktiivi niisuguste punktidega ja noh, ütleme niimoodi, et automaatikasüsteem läheb aina täpsemaks peab minema ja ega siin muud ei jää, kui tuleb hakata õppima ja aru saama ja nendest uutest regulaatoritest, mis meil aina rohkem infot välja annavad. Kui meil, ütleme, suutsõlm on paigaldatud, et siis ta vajab regulaarselt ka hooldust ja ülevaatamist, sest ütleme nii, et meil on nagu kujunenud välja säärane arusaam, et kui soojusõlmel on garantii 2 aastat, et siis hooldaja tuleb alles 2 aasta pärast, et küll selle vahepealse aja siis soojusõlme valmistaja või paigaldaja, kes selle garantii annab, küll ta siis käib ja siis teeb. Kui ei ole muidugi teistmoodi kokku lepitud, et selle tõesti garantii ajal teeb hooldust vot seesama firma, kes paigaldas või seesama, kes selle valmistas. Aga see on ikkagi niisugune hooldus, mis nagu eraldi kokku lepitakse, et 8 aastaks unustatakse ära ja siis, kui minnakse 2 aasta pärast vaatama, no nii-öelda garantii aja lõpp, siis on tihendite vahelt igalt poolt vesi välja jooksnud ja tegelikult on see asi väga halvas seisukorras ja siis tullakse siis soojusõlme valmistaja poole ja hakatakse seda siis nii-öelda taga ajama, et nüüd on vaja garantii korras kõik asjad nagu ära vahetada. Et päris asi ka nii ei käi, aga noh, siin on ka väiksed niisugused näpunäited, mida siis kontrollitakse hooldustööde käigus. No hooldus on ikkagi üks väga tähtis, et see soojusõlm korralikult oma noh, ütleme 12, 15 enamgi aastat käiks ja töötaks. Võib-olla noh, ütleme meil juba väljapoolt siin Rootsis on nende välp on kusagil 12 aastat, 14 aastat, et vahetatakse jälle uuema soojusõlme vastu. Kõik on läinud paremaks, pumbad ja automaatika aga noh, meil siin on isegi 20-25 aastased, 30 aastased soojussõlmi veel töötavad. Kui ta ilusti töötab, miks mitte, muidugi on see, et seal pumbad on juba ka iganenud ja võib-olla isegi see automaatika, mida enam jälgida ei saa. Aga automaatika on jah, niisugune hea, kui ta võimalus ka kaugemalt jälgida, sest tegelikult on ta hästi mugav. Ise kunagi töötasin Põhja-Eesti Regionaalhaiglas paar aastat, siis oli kaugelt ennetav tegevus vägagi normaalne, et kui midagi kusagil oli, siis pilgu ekraanile, vaatasid temperatuurid, vaatasid läbivoolu hulgad, tegid väikse arvutuse, said aru, et mis on nagu viga, kas mingi reguleerventiil on kinni kiilunud või on mingi pumbas mingi probleem, võib-olla on mudafilter sodi täis seal. Rõhkude vahed läksid käest ära, siis sai kohe seda näha. Et kaugelt jälgimine on vägagi positiivne, kui seda teha ei saa, siis tuleb ikkagi vähemalt kevadel ja sügisel käia soojussõlmes. Ja
läbipesu küsimuses nüüd, et ei oska nüüd seda nüüd ette öelda, et kui on ikkagi korralikult temperatuuri jälgitud soojal veel, siis teda mingil hetkel paari aasta tagant võiks läbipesu teha seal, aga noh, kui teda ei ole, et siis tuleks seda jälgida just rõhkude vahesid ja sõusvaheti siis ees ja taga ja, ja ja kui see tõesti käest ära läheb, siis kohe pesta, sest kui tänapäeval me kasutame suurem osa joodetud tüüpi soosvaheteid, et kui me seal selle pesu nagu jätame hiliseks, siis ühel hetkel seda lihtsalt ei ole võimalust teha, et ei tule kõik see sodi välja. Ja noh, need süsteemirõhud ja muud asjad, et neid tuleb ka kindlasti nagu üle vaadata ja kontrollida, et mida, see on nagu arsti juures käimine, et arst samamoodi mõõdab vererõhku ja muidu ütleb, et teil on vaja seda, teist ja kolmandat asja teha nüüd, et oma tervist korras hoida, et isegi tableti võtmine, et miks ma seda võtan, et hoiab nagu asja stabiilsena ja korras. Siin on täpselt samamoodi, siin vahet ei ole. No siin üks väikene näide, sihuke 2 aastat töötanud soodussõlm. Ei hakka ütlema praegu, kus see on, aga see alles mõni aeg tagasi tuli siia sisse meile. See on meie omaenda tehtud siin, see on põhimõtteliselt on ta põrandakütte soojusvaheti, siin on arvatavasti lekkinud ülevalt tihendi vahelt vesi mööda soojusvahetit alla voolunud siit ja mööda alt seda on sinna toru peale sattunud, tagastuva toru peale. Ja nüüd ei ole midagi muud teha, kui soojusvaheti lahti võtta, kontrollida, kas on kõik korras, kui soojusvaheti toimib, siis teda ära puhastada ja samamoodi see torustik ära puhastada. Loodame, et selle mutri saab ka lahti keeratud siin. Aga see on nüüd reaalselt pärast 2 aastat töötanud asi. Siia lihtsalt keegi pärast soojussõlme paigaldamist enam sisse tuppa ei astunud. Et nüüd on see ja siis tullakse, küsitakse, et nüüd peaks nagu mingi garantii korras hakkama midagi vahetama, mida me siin vahetame. Tegelikult soojusvaheti töötab praegu ja praegu on lihtsalt isolatsiooni kest ära võetud, et on siin all läinud vaikselt on tekkinud see oksiidikiht peale siia. Ja mis ma tahan tänapäev ka seda ikkagi rääkida, kuigi siin juba kostavad juba väiksed niisugused hüüded, et Eestis siin polegi varsti enam vaja arvestada sellega, et soojussõlmele CE-märgistust panna, kui ta läheb teatud kategooria alla. Siiski ütlen, et kehtib praegune direktiiv 2014 aastast, kus põhimõtteliselt direktiivi järgi peaks arvestama, missugusesse nii-öelda see survekategooriasse see soojusvaheti või soojussõlm läheb. Ja noh, siin on nagu niisugune tabel toodud andmetega, et mis kategooriate alla mis käsi läheb, et Eestis soojussõlme valmistaja võib seda, see on nagu valmistajale, selle kategooria peaks nagu määrama projekteerija. Olen väga vähe projekte näinud, kus see kategooria on määratud. Ja kas ka on määratud see valmistajale, ei tea. Meie puhul võin öelda, et iga kord määrame selle ja vastavalt sellele ka toodame selle, ütleme tootsime. Aga siin on see, et kategooria 1 puhul võib veel soojussõlme valmistaja selle CE-märgistuse ja vastavusmärgi peale panna ja deklaratsiooni kirjutada. Aga kui ta kategooriat 2-4 teeb, et siis tuleb ta lasta oma tootmisprotseduurid siis üle vaadata vastavuse hindamise asutuse poolt. Ja vastavuse hindamise asutus annab siis niisuguse 4-numbrilise märgi, 4-numbrilise tunnusnumbri, mis selle CE-märgistuse juurde lisatakse, kui toodetakse kõrgema kategooria kui esimene see kategooria soojussõlmi. Lihtsalt üks näitlik pilt siin, et turud on täpselt ühesugust värvi, ilusad samasugused hallid, aga vasakpoolne arvatavasti
ei ole nagu see keevis ümblused ei lähe mitte kuidagi selle normaalse alla siin, aga noh, et võiksid olla nagu niisugused parempoolsed siin. Noh, mida ma selle slaidiga tahan öelda, seda, et pürgime tänapäeval ja tulevikus ikkagi selle poole, et me küllaltki vähe peame puutuma kokku selle soojussõlmega, mis tähendab seda, et meil on olemas spetsialistid, kes seda tunnevad ja jälgivad ja vaatavad, noh, ka võib-olla tehisintellekt, kes hakkab kunagi neid kõiki jälgima, siis me tõesti enam ei pea noh, ütleme, käima seal keldrites neid vaatamas või kus nad igal pool pandud on. Et ütleme, kõik seda saab ehitada, tänapäevalgi oleme ise ka teinud seda, aga ta maksab palju. Ja noh, ütleme, vaadates praegu seda tendentsi, mis on, et siis ma ei tea, noh, vaevalt neid praegu niimoodi korteriühistutest tuleb, aga noh, eks tuleb püüda sinnapoole, et meil asjad niimoodi liiguksid. Ja mis meil see nii-öelda AI võiks nagu anda meil tulevikuks, et kõiksugu asju optimeerida, automatiseerida ja põhimõtteliselt saab ka seda nii-öelda selle automaatika poolt edastatavate andmete põhjal ka ennetavat hooldust ette ennustada, et kui midagi hakkab seal juba reguleerventiil hakkab kuidagi kinni kiiluma, et kas tuleb ta ära vahetada, kas mingi, ütleme, mudafiltri pealt arvestatakse rõhkude vahet, et kas ta hakkab sodi täis minema, tuleb kohe käia ja ära puhastada. Et see on ka tulevikus võiks olla nii, et see tuleb automaatselt kusagile häirena, mingisuguse informatsioonina kellelegi, kes seda nii-öelda jälgib neid soojussõlmi ja noh, ütleme mingi etteennustamine, kuidas midagi paremaks teha tulevikus. Ja ütleme nii, et kui me ise ei tea, et kuidas me neid soojussõlmi valmistame, tulen ikka tagasi sellesse algusesse jälle, et on neid muresid sellega, et siis me peaksime oskama ise ikkagi hinnata tehisintellekti poolt välja pakutud lahendusi, et kas nad on meile niisugused piisavad ja kas nad on head, mida ta välja pakub. Üks niisugune korralikum ja juba niisugune targem soojussõlm tuule spordijoonest, lihtsalt üks pildikene ja lõpupildikene siin veel sellest, et üritame ikkagi, et meie järel tulev põlv ka midagi õpiks ja selle soojussõlmendusega tegeleks. Et meil on olemas laboris, seal on ka arvatavasti mitmed kuulajad, kes siin on käinud äkki seal, et on niisugune laborisõlm olemas, kus saab ise oma näpuga ja taibuga ligi minna ja teha seal, mitte keegi ei pea kartma, et ta midagi seal nässu keerab või midagi valesti läheb. Et tänan teid kuulamast, et kui on mingeid küsimusi, siis palun küsige. Et saime täna sellega ühele poolele, vabandan veelgi, et alguses mõne aja ära võtsin ja oli niisugust segadust siin. Aitäh teile. Esimesed küsimused on seal chati või vestlusaknas juba tekkinud ka.
kaugkütteettevõte alandab pealetulevat temperatuuri, kas siis tuleb teha majades uus kütteprojekt ja ehitada välja uus soojussõlm? No ütleme nõnda, et kui see kaugkütteettevõte tõesti alandab pealetulevat temperatuuri, siis nagu muud võimalust ei ole, et kui teil on radiaatorid ikkagi valitud 90-70, siis kuidagi 60-40 sellega nagu ei kipu ära kütma. No kindlasti mingisugune koormuse varu võib olla, eks ole, seal, et kunagi tavaliselt need koormused valiti nõukaajal mingite koefitsientidega nats suuremad, aga tuleb teha kontrollarvutus, et seda jällegi soojussõlme valmistajad teha ei tohi, et see kuulub jälle nii-öelda KVJ alla ja kui me tahaksime nüüd KVJ all nagu teha seda, et siis me peame minema õppima kütet, jahutust, ventilatsiooni. Kuigi ütleme ausalt, et tegelikult see põlvkond, kust mina olen tulnud, me saime seda kütet, jahutust, ventilatsiooni, aga noh, me ei tohi sinna minna. Aga siis tuleks küll jah, uus kütteprojekt teha, et noh, mõistlik on, kui see vana maja on siis uus kütteprojekt uute parameetritega, noh, ennem kui radiaatorid seal paigas ei ole, noh, siis seda soojussõlme ei ole nagu mõtet panna sinna, et vanad radiaatoritega nagu nii seda koormust välja ei anna. Kuidas parandada teadlikkust projekteerimise järelevalve kvaliteeti, kas Eestise kaudu kutsetaotlejate eksam? Ütleme nõnda, et mina leian seda, et see on inimesest endast kinni. Olen hästi palju kokku puutunud erinevate projekteerijatega. Kui ma olen neile küsimused esitanud nende vigade kohta, mis on projektis, siis nad vastavad sedasi, et tehke nii, nagu projektis on. Kui ma sinna lisan, et ma olen volitatud insener ja just, noh, ütleme, võin ka lisada, et soojussõlmede alal, eks ole, siis öeldakse mulle, et teie tehtud ettepanekud, palun pange need rahulikult sisse ja tehke projekt nii, nagu on. Tähendab, teadlikkuse parandamine, noh, on see, et mina leian seda, et kui inimene hakkab projekteerima midagi, siis ta peab teadma, mida ta teeb. Kindlasti võiks see olla mingisugune niisugune kontroll või muu asi, et kas ta nüüd jagab seda. On olnud projekteerijad, kes pöörduvad ja paluvad anda informatsiooni, et mul on 3-4 projekti säärast, et kas te teeksite ka selle nii-öelda nende kontrolli ja valiksite õiged seadmed. Noh, tähendab, ma tahan öelda seda, et kui inimene sääraselt küsib, et siis ta ei ole ju selle ala projekteerija, et minu ülesanne on tema projekti järgi see seade valmis ehitada. Ja noh, see ei ole kunagi jookse mööda külgi maha, kui ma olen teadlik soojussõlme valmistaja, kes teab, kuidas soojusvaheteid ja muid asju valida, aga noh, ütleme, projekteerija või selle projekti tegija peaks ikkagi olema targem natukene minust ja oskama vastata sellele. Aga kindlasti aitab kontrollimine parandada, aga jällegi, kui meil on näiteks olnud siin aastaid juba järjest aprillikuus soojussõlme päev, kus me räägime terve päeva soojussõlmedest, kaugkütteühingu ja Eestise inimestega koos, siis projekteerijad tuleb sinna neetult vähe kohale. Miks nad ei tule, ei tea, EKÜ-le on ka edasi antud see. Oleme seda siia ja sinna teavitanud, aga tegelikult tuleb vähe sinna kuulama seda. Ju siis ei ole vajalik seda. Ei oska seda öelda. Kas on plaanis lähimal ajal uuendada soojussõlmede projekteerimisjuhendit 2019? Väga õige küsimus ja kindlasti tuleks seda juhendit ka uuendada just selle mõttega, et tegelikult on meil uus direktiivid välja tulnud ja nende baasi kindlasti tuleb nagu seda paremaks muuta. Ja tegelikult minu enda arvamus on see, et olen ka üks selle nii-öelda eelmise korra liige olnud, kes seal oli, et seda tuleks teha ka natukene veelgi, noh, ütleme kokku tõmmata, et ta nii suur ei oleks, et teha ta täpsem ja niisugune, noh, ütleme,
kokkuvõtlikum, et aga tegelikult on ta hea aluspõhi, kust vaadata. Ja kui nagu mõni asi segaseks jääb, siis võib alati küsida, et kuidas keegi nagu mõelnud on seda, et kas või nende inimeste käest, kes selle koostanud on seal, et miks ta nii on ja miks me nii mõelnud oleme seda. Nii, kas siin on meil veel? Paistab, kui kellelgi on veel küsimusi, siis andke märku. Küsige julgelt. No mis ma tahan öelda seda veel, et tegelikult ikkagi kõige alus on see, et me peaksime õpetama noori tudengeid ja just seda suussõlme osa ka sinna juurde panema, et tänapäeval tegelikult seda suussõlmede osa ülikoolis minu arust on ikka väga vähe. Et kui juba noored peale tulevad, siis olen ma kindel, et asi hakkab paremuse poole minema tulevikus. Nii, aga ei taha teid kinni hoida, kell on juba 5 ka. Minu andmed olid seal lõpus. Põhimõtteliselt võite alati küsida. Jään ikkagi selle suussõlmede alal edasi tegutsema, arvan. Seda siin Eestimaal edendama. Aga tänan veel kord huvitava loengu pidamise eest ja tänan ka kõiki kuulajaid. Kui keegi veel ei ole kohaloleku kontrolli täitnud, siis tehke seda praegu. Head õhtut! Head õhtut! Hain, mul tegelikult on üks küsimus veel. Nii. Selle Väike-Maarja reisi kohta, et mitu punkti me anname selle eest? Koolituspunkti? Vaatame seda. Räägime sellest. Siis ma saan panna need sinna tabelisse kirja ka. Jah, ma saadan selle info. Aitäh! Jah. Head aega! Head aega!